seal on õige aine all. Ja tüdrukud saavad selle varsti selga endale. See on nii suur. Suur, jah, annad selle kätte. Ja need teljed, millega ma siin koon, on siin peres olnud üle 100 aasta. Aga võib-olla ka rohkem, sest keegi ei mäleta. Pole enam küsida ka. Ja et sellest nüüd vaip saaks, tuleb nad omavahel ära ühendada. Ettevalmistustöö on muidugi tohutult aega nõuda, aga lõpuks näeb ta välja selline. Ja siis on ta siin. Kudumine iseenesest käib väga lihtsalt. Mõnda tanku vaadata. Vanasti kooti nendel kõik kleidiriided, mantliriided nagu ise. Jah, natuke ruttu sai valmis. Niikuinii juhti. Et kui nüüd tikimine ja vaibakudumine on töö, siis siidimaalimine on hobi. Ja siidimaali õpetust võib ka Männiku käsitöötoast saada. Siis tuleks muidugi ette hoiatada. Materjalid on siin olemas. Ja no samas ka muidugi ükski sall ei sarnane teisega, nad on kõik erinevad. Sellepärast on neid ka väga kahju tegelikult müüa. Siiski ikkagi looming. See on tikkimine sidepistes. Ja sidepiste on sellepärast nagu väga mugav, et seal saab lõnga suunata sinna, kus tikki on vaja. See lille kuju nagu välja tuleb ilusti. Tuled kogu aeg edasi. Lõpeta see kaar niimoodi ära ja võtta järgmine kaar teisele poole. Praegu läheb seda pidi. Sellest tuleb üks mobiilikott. Riputatakse kaela ja kuhu sisse läheb telefon. Põhiliselt on tikitud tooted. Ja ma siin nüüd natukene näitaks mõnda. Praegu on küll palav suvi, aga talv tuleb ka kunagi. Naiste talvepits. Samas muidugi on Männiku käsitöötoas võimalus tikkimist õppida. 4 tunni jooksul on võimalik saada algteadmised, kuidas nõela käsitleda ja mis asi see muhu tikand üldse on. Värvitunnetus peab olema eelnevalt olemas. Seda ei ole võimalik õpetada.